kui me tahame, et ühiskond võtaks meie praegust keskkonna- ja kliimakriisi tõsiselt, siis see ei pea jõudma mitte ainult meie teadmistesse, vaid see peab kuidagi põimuma ka meie kultuuri. Ainult siis suudame selle tegelikult lahti mõtestada. Keskkonnateemade kajastamine loomingus pole muidugi mitte midagi uut. Ma usun, et enamus teist on kuulnud Michael Jacksoni Earth Songi või siis minu enda suured lemmikud on Villu Tamme kirjutatud tekstid. JMK-l on näiteks sellised laulud nagu Ökosüsteemi hukk ja mille kullul me elame, aga mul on tunne, et nagu hoolimata sellest, et meil on nagu väga tõsine keskkonna- ja kliimakriis praegu, et asjad on tõesti halvasti, siis ma ei näe, et meil oleks piisavalt täna seda praeguste bändide repertuaarides, praeguste muusikute sõnades. Ja see natukene kurvastab mind. Just see toobki mind siia Prantsuse Lütseumi juurde, sest kuulduste kohaselt teeb siin täna proovi üks bänd, kes kajastab igasuguseid olulisi ühiskondlikke muresid ja teemasid oma muusikas. Ja saan aru, et ka keskkonna- ja kliimateemad on neile väga, väga olulised ja südamelähedased. Ja ma mõtlesin, et ma uurin neilt, miks nad seda oma loomingus kajastavad. We have a moral obligation. Me oleme ansambel Senat, tere! Ja me oleme määratlenud ennast ühiskonnakriitilise progepopina. See tähendab, et meie muusika räägib kaasa ühiskonnas olulistel, kriitiliselt olulistel teemadel. Kliima on see, mis on meie ümber kogu aeg, sellest me ei pääse ja sellega seonduvad probleemid vast on kõigil ühesugused, et ühiskonna probleemid ju on ühiskonnaspetsiifilised. Meil on siin teistsugused probleemid, kui näiteks on Aafrikas, Aasias või Ameerikas, aga kliima mõjutab meid kõik ühiselt. See on kõige ebamugavam teema selles mõttes, et sa teed, aga sa ei pruugi näha tulemust. Kui sul on internetiühendus kodus või taskus, siis peab olema ikka päris loll, et mitte aru saada, mis toimib. Et sa ei pea teadma kõiki täpseid andmeid ja nende ühisosa ja vasturääkivusi ja kõiki detaile teaduslikul tasemel selleks, et tegutseda, sellest hoolida. Nii et jumala eest, ükskõik milline uudisteportaal või sotsmeedia, see ei ole keeruline, et selle tasemel teemaga tegelemiseks muusikaga Senati võtmes ei ole väga sügavale vaja minna. Selles bändis on palju kasutatud näiteks just ööülikoolist pärit materjale ja sääraseid, kus nagu ilmselgelt juba räägivad nagu spetsialistid rohkem ja hästi siukse sina peal tekstina. Ja. Et see ei ole nii võõrastav võib-olla kui mingisugune teadusartikkel, see on ikka raske lugeda. Et siin peab olema kuidagi keegi, need vahelülid ongi jõle head, kes nagu toovad nagu siukse põrandaalusel inimesele nagu mina näiteks, et ma saaks aru, mis nagu toimub. Et mina nagu ise hakkaks tegutsema nende asjade nimel. Et mitte see, et loota nüüd, et mina ei tea midagi, et Donald Trump teeb, vaata. Donald Trump ei tea midagi. Donald Trump istub Floridas. Mul on mure selle osas, et kõik suuresti paistab samasugune nagu alati. Selles mõttes, et kui sul meil on nüüd kuskil Austraalia jälle põlemas ja suved on Eestis kuumad, aga see on pigem selline suures plaanis ikkagi väike asi meie inimeste jaoks ja seetõttu võib-olla selle asja tõsidus ei jõua kohale. Et kui ikkagi siin ühiskond pandi koroona alguses kinni ja midagi, inimesed surid järjest, siis saadi aru, et nüüd on probleem. Aga kui sul kuskil kaugel jääkarud suremas on või sa toitu kätte just, et siis ma ei näe seda. Öeldakse, et maailma lõpp saabub erinevatesse paikadesse erineval ajahetkel. Mõnda kohta see on juba saabunud, nagu tõsiselt see täielik nagu elukõlbmatuse piir. Ja mõnda kohta saabub see väga hilja, Eesti on ilmselt seal nimekirjas, kuhu see saabub hilja, nii et selles mõttes on väga raske siin ikka olla selle teema eestkõneleja. Väärtushinnangutest tuleb ka nagu veidike muudatusi ikkagist ju teha, eks ju. Alustame juba riietest. Inimesed ostavad jälgelt palju riideid, ka need, kes on nagu ilgelt toredad ja hipideni. Aga ilgelt palju tutikaid riideid ka ostavad, mida toodavad, tootakse ka väga-väga retsilt. Ja üleüldiselt igasugune taaskasutamine, nagu kui on vähegi võimalik, pakendite vähendamine.
kui on vähegi võimalik. Nagu kõiki neid nagu asju rohkem just väärtushinnangutesse tuua, et see on nagu normaalne järgmisele generatsioonile, kes kasvab. Ja see on ka muidugi tegelikult asi, kust alustatakse, mõned ütlevad, et see ei ole ainult see, et sinul endal tekiks hea tunne, et see on siuke umbes, et mina tunnen ennast hästi, sest mina täna sorteerisin prügi umbes, nüüd ma olen parem inimene. Tegelikult oledki parem inimene. Sa kasvatad ennast, endas kasvatad häid harjumusi ja heade harjumuste kasvatamine endas on hea. Nagu muidugi jah, kui sa lähed sellest interneti ja muidugi plädised, siis on muidugi ka ühtepidi ütled, et ma levitan sõna, aga teistpidi jääb siuke mulje vahepeal, et et ma ei tea, mis sa nüüd teed nagu siis. Tubli, täna panid selle Snickersi paberi õigesse kohta, väga tubli. Nagu, aga see ongi et stigmasi on palju, veider on ja ma nüüd lõpetan rääkimise ära. Tahame anda ainult ühte asja edasi, me ei taotle tõe monopoli, vaid me tahame just, et inimesed suhtuksid igasugusesse infosse, sealhulgas siis infosse nende ees laiuvate probleemide kohta kriitiliselt. Et võib-olla on veel olemas midagi, mida nad ei tea. Võib-olla see, mida nad praegu teavad, ei ole kogu tõde. Lülitada enda maailmapilti ka teist poolt, seda ebamugavat poolt, et tegelikult see maailmapilt ei lähe mugavamaks, aga see saab tähenduslikumaks ja terviklikumaks. Minu arust see on õige tee, mis meid edasi viib. Et see on meie põhisõnum läbi kõikide teemade. Meil teemasid on väga palju, seinast seina, kohati tundub asi eklektiline, aga läbiv joon on ikkagi see, mida me ei taha öelda, et mõtle oma peaga, do your own research, aga ikkagi, et ära võtta lihtsalt uskumusi üle ja uute teadmiste valguses ära tugevda lihtsalt oma uskumusi, vaid proovi luua neist natukene värskem teadmine enda jaoks. The world is waking up and change is coming whether you like it or not. See, kuidas senat käsitleb kliima- ja keskkonna teemasid ja ka teisi teemasid oma loomingus on minu meelest väga-väga oluline. See, kuidas me võtame selle teadmise, mida me teame tegelikult nii teadlastelt kui ekspertidelt, kui ka tegelikult oleme juba aastakümneid tegelikult suuresti ühel ja samal viisil kuulnud. Kui me võtame selle ja põimime selle loomingusse ja kanname seda edasi läbi sellise mõtestatud protsessi, siis mul on tunne, et me saame järjest rohkem inimesi sinnamaani, et nad tegelikult ka mõistaksid kõike seda. Nii et kui see teid inspireeris, kirjutage ka oma lugusid, maalige oma maale, kirjutage luuletusi ja pange sinna sisse ka see, mis te mõtlete keskkonnast ja kliimast.